Tere kõigile saalisolijatele ja nendele, kes meid veebi vahendusel kuulavad. Aitäh, Andres, selle meeldiva sissejuhatuse eest. Minu nimi on Kennert ja mina tulin täna teie ette rääkima sellest, mida ma aasta aega Prantsusmaal tegin. Praegu olen ma Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudeng ja õpin ettevõtlust ja projektijuhtimist. Meie eesmärk täna on veenda sind kui head noort minema siis Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikuks läbi enda kogemuslugude. Me illustreerime oma lugusid reaalsete näidetega, et sa ei arvaks, et see on lihtsalt müügimehe jutt. Tere, mina olen Aska. Aitäh, et kutsusite siia. Ja ka mina räägin siis Eskist, aga natuke teise nurga alt kui Kennert. Ja minu projekt oli sügise alguses, kestis palju lühemat aega kui Kennertil. Ja hetkel olen ma vaheaastal, tegelen bartenderluse ja fotograafiaga. Kennert. Kuidas sina Eski jõudsid? Ja aitäh, Aska, selle küsimuse eest. See oli tegelikult läbi puhta juhuse. Kui ma 12. klassis läksin Erasmuse lähetusele Horvaatiasse, siis programmi sisse oli määratud selline osa, kus meile räägiti siis Eskist. Ja mul on väga hea meel, et täna seda teadlikkust teieni nagu tuuakse, sest et ka mina nagu ei olnud sellest võimalusest üldse teadlik ja ma tõesti loodan, et te saate täna siit huvitavaid mõtteid kaasa. Minu jaoks oli väga oluline võtta enne ülikooli minekut vaba aasta ja täita see millegi huvitavaga, sest ma ei soovinud oma eriala valikuga niisama õnne proovida. Mul oli tekkinud tüdimus oma armsast kodumaast, seega mul oli suur vajadus keskkonna muutuse järele ja ma tahtsin väga proovida välismaal elamist. Aga suure agaga läbi siis turvalisel viisil ja see on täpselt see, mida Esk oma vabatahtlikele pakub, et sa ei lähe üksinda, sul on olemas inimesed, kes on sinu jaoks olemas ja kui midagi peaks juhtuma, siis on, kes saab sind aidata. See on väga vägev viis vaheaastat veeta minu meelest. Aga räägi mulle täpsemalt, mis sa koha peal tegid Prantsusmaal? Minu peamiseks missiooniks oli käia erinevates koolides ja anda lastele koolitusi koos partnervabatahtlikuga Itaaliast. Me käisime tegelikult Punase Ristiga ja siis õpetasime lastele, kuidas teha elustamist, kuidas kasutada defibrillaatorit ja üldse kuidas toimida siis erinevates õnnetusolukordades. Kooliaasta lõpuks olime läbi käinud 14 koolist ja saime väga positiivset tagasisidet ning lastel oli huvitav kuulata 2 huvitava aktsendiga eurooplast prantsuse keeles rääkimas. Lisaks ma sain korra nädalas Toidupangas käia, kus mul avanes võimalus näha teistsugust ühiskonnakihti ja see tekitas minust suurt kaastunnet ja andis mõista, et keegi ei ole tegelikult vaesuse eest kaitstud. Siis oli mul veel 2 ühekordset võimalust, mida ma tahan teiega jagada. Mul oli võimalus minna pakkuda humanitaarabi sõjapõgenikele Põhja-Prantsusmaal, kes siis soovisid põgeneda Inglismaale. Nende ajutiste elamustingimuste nägemine. Pärast nende nägemist oli mul raske võtta iseenesest mõistetavalt selliseid asju, nagu, mis mulle varem tundusid elementaarse, nagu duši all käimine, veega tualett või siis ka telefoni laadimine. Ja nagu selle pildi näha, siis minu aasta lõppes eriti suurejooneliselt. Ma sain minna Pariisi olümpiamängudele, Je m'appelle dans l'histoire. Sõidutasin siis Punase Risti meeskondi mööda Pariisi kiirabiautodega ja siis sain veel toitlustuse poolel ka natuke aidata. Ma mäletan, et üks hommik ma ärkasin kell 6 hommikul üles, et baugette otsima minna kokaga. Ja kõik see toimus siis prantsuse keelest ja õpetasite väikeseid lapsi, nii et kuidas sa prantsuse keele ära õppisid? Kuidas sul sellega läks? Kas sa õppisid enne ka midagi või ainult koha peal? Ja aitäh selle küsimuse eest. Enne minekut mul oli algteadmised olemas, ma võiks öelda siuke A1 tase, aga see peamine osa tuli kõik ikkagi tegelikult koha peal. Mul on sellega lihtsalt andi keeleõppega. Keeleoskus on väga äge praktiline oskus, mida projektilt kaasa võtta, aga mis on see
nagu sellisem, see teine asi, mis sa ütleksid, et sa sellelt projektilt kaasa võtsid, mis ei ole selline praktiline oskus, vaid mis on see mõte, millega sa sellelt projektilt lahkusid? Ehk siis, mis on, et mida ma nagu õppisin sellest projektist, eks ole? Ma hakkasin tundma palju suuremat tänulikkust Eesti turvalisuse eest. Prantsusmaal ma hoidsin oma telefoni tänaval kõndides kõvahaardega või näiteks kui ma pakke koju vedasin, siis ma kartsin, et äkki keegi jookseb tagant ja võtab ära. Ja nagu pimedas välja minemine, ma ei tulnud selle pealegi ja alles seal ma sain aru, mida tähendab pimedas hirmu tunda. See kasvatas minus julgust, sest ma nägin, milleks ma võimeline olen. Ma käisin lastele võõrkeeles õpetamas elustamist ja sõitsin nende suurte autodega Pariisis. Ja ma räägin nüüd 3 keelt. Ehk siis ma väidan teile, et eskteenistus aitab teil muutuda vaimselt küpsemaks. See pakub teile uut vaatenurka elule, õpetab tõenäoliselt paremini väärtustama seda, mida Eesti riigil teile pakkuda on, ja muudab tänulikumaks ja õnnelikumaks inimeseks, sest et see viib su fookuse sellelt, mida sul ei ole, see viib sellele, mis sul juba olemas on. Siuksed mõtted. Aitäh, Kennert! Aitäh küsimast, aga suuname selle fookuse nüüd sinu kogemusloole, Aska. Me tahame kuulda sinu lugu. Sa oled mulle maininud, et sa oled aru saanud, et ESKi tuntus ei ole väga suur. Miks inimesed võivad vahepeal olla ESKi projektide osas skeptilised? No minu kogemus ütleb, et enamus noori lihtsalt ei tea sellisest asjast. Nad ei tea, et ESK on olemas ja kui nad ka saavad teada, siis see kõlab nagu scam või see kõlab nagu liiga hea, et tõsi olla. Ja see umbusk on tegelikult ju täiesti põhjendatud, sest et me elame sellisel pettuste ajastul, kus iga sisse tulevad telefonikõne või paki saabumise teadet tulebki vaadata kriitilise pilguga. Aga ESK õnneks ei ole scam ja ta annab täpselt need võimalused, mida ta lubab. Ja näiteks minul siis avanes võimalus 2 nädalat veeta Lõuna-Hispaania mägedes ja aidata taastada ühte väga ilusat ajaloolist aeda nimega Jardín de Santos. Väga äge. Sul oli vist pilt ka selle kohta, eks ole? Jaa. Ma olen nõus, et tegemist on päris pakkumisega, me ei tulnud siia niisama luuletama. Aga Aska, miks sa just sellise projekti valisid minna seda aeda taastama? No esiteks, mind on alati Hispaania võlunud ja ma olen seal käinud kooli raames palverännakul, ma olen seal käinud noortevahetusel ja seekord ma käisin siis Lõuna-Hispaanias, kus ma ei ole varem käinud. Aga nagu sina tahtsin ma mingit keskkonnavahetust, eelkõige võib-olla inimeste osas, ma mõtlesin, et see projekt oleks hea võimalus veeta aega täiesti võõraste inimestega ja ka võtta aega iseendale. Ja mind võlus ka just selle projekti fookus sellisele lihtsale füüsilisele meditatiivsele tööle. Seal ei olnud mingeid paneeldiskussioone ja ühiskondlike probleemide arutamist, et oligi hästi selline omaette olemine. Ja see keskkond on muidugi ka tohutult ilus ikkagi Hispaanias. Aga kui ma kohale jõudsin, siis meie tiimijuht ütles sellise lause, mis minuga resoneerus, et see projekt on võimalus teha midagi, mille mõju jõuab üksik inimesest kaugemale, millel on nähtavad tulemused ja mis jääb, kui sina ära lähed. Ja see oli väga tõsi, sest et kui ma käisin jalutamas pärastlõunal ja nägin, kuidas turistid läksid sinna Jardín de Santosesse, siis nemad ju ei tea, et minul on selle aiaga midagi pistmist, aga lihtsalt see teadmine, et ma olen aidanud midagi ilusat säilitada, juba andis sellele mingisuguse natuke erilise õhustiku juurde. Aitäh, Aska. Ma olen nõus, et keskkonnavahetus võib vahepeal väga vajalik olla ja aitab selle meele värskeks saada. Ja ma saan ka su vajadusest aru, et teha midagi teistsugust. Mida sa seal Hispaanias täpsemalt tegid? Sa rääkisid, et te taastasite seda aeda. Kas oli midagi veel, mida te tegite? No see projekt konkreetselt keerles selle aia ümber. Ja see on siis selline pisikene 19. sajandil ehitatud paradiisiaed mägedes, keset ei miskit. Ja mina olin
mina sain õnneliku võimaluse näha seda aeda kõige esimesena oma grupist, sest et me käisime tiimijuhiga mingit tööriistu toomas sealt ja siis sellise pisikese Hispaania vanamehe juhtimisel sõitsime me autokastist sinna. Südamelt läks külmaks küll vahepeal nende kurvide juures, aga see aed oli veel nii palju ilusam, et see nagu täiesti tühistas selle eelneva autosõidu kogemuse. Ja siis ma nägin ka sinna jõudes, et miks me üldse sinna projektil olime kutsutud, sest et mitmete hektarite suuruses maad selle aia ümber oli täiesti maha põlenud, pinkidest olid alles jäänud sellised koomilised käetugede raamid ainult, puudest polnud midagi alles. Ja meie eesmärk oligi siis muidugi väiksel määral, aga selle aia vahetus ümbruses siis taastada haljastust ja istutada puid. Sest imekombel oli see pisikene mõnekümne ruutmeetrine aed ise jäänud tulest täiesti puutumata. Ja lisaks sellele hoolitsesime me selle kohaliku küla eest, käisime vanade kodus, mängisime nendega bingot ja laulsime karaoket ja töötasime hommikuti 7-1, et vältida siis seda päevapalavust. Aga teisel nädalal avanes mulle selline võimalus, mida ma ei olnud oodanud. Nimelt me pidime aitama sellel külal tähistada Bernat Fenojari 500. juubelit. Ja see härra on siis üks renessanssiaegne kirjanik ja malemängija, kes on selles külas sündinud, üsna kuulus vend, mõtles välja lipu ja mõne muu malenupu tänapäevased nii-öelda liikumised. Ja kuna ma olin ainus kunstnik seal grupis, siis ülesanne langes minu õlgadele, sest et mõte oli siis teha selline suur seinamaal sellest Bernat Fenolarist. Ja mul läks selle peale tohutult palju aega, palju rohkem kui projekt oli ette näinud, aga ma lõpetasin vist eelviimasel tööpäeval selle ära ja päris uhke tunne oli küll ja kohalikud käisid mult vahepeal hispaania keeles pärimas selle kohta midagi, aga kuna ma hispaania keelt ei räägi, siis ma naeratasin ja vastasin inglise keeles, aga mul on tunne, et saime üksteisest aru. Ja see teadmine, et kusagil Hispaania mägedes on minu hiiglaslik maal, see teeb südame soojaks. Ja sellise noore kunstnikuna on selliseid võimalusi tegelikult päris raske saada, nii et see oli üks väga äge ja ootamatu võimalus, millele ma sellelt projektilt sain. Vau, suurepärane. See on järjekordne näide, kuidas teenistus võib pakkuda ainulaadseid võimalusi, nagu minul minna Põhja-Prantsusmaale ja Askal siis teha selline suur seinamaal. Ja neid asju on tihti keeruline ette ennustada. Otsime sind hiljem üles, Aska, kui tohib, et maalist ka pilti näha. Sobib. Aga vaatame kiirelt üle ka teenistuse tüübid, räägime natukene praktilisest poolest. On siis olemas 2 erinevat tüüpi teenistust, individuaalne ja grupiteenistus. Mina tulin teile täna rääkima individuaalsest. Te saate minna ka lühikeseks ajaks ja pikaks. Mina valisin selle pikaajalise. Ja kui te tunnete, et seltsis on segasem, siis on ka võimalik minna grupiga, kus tulevad siis kokku erinevad vabatahtlikud teistest riikidest. Ja kokku saate osaleda 12 kuud, see on see piirmäär, üle mille nagu minna ei saa, et saate erinevaid projekte kombineerida. Ja oluline on ka, et pikaajalist teenistust saab teha ainult 1 korra. Ning jällegi, kuigi see kõlab liiga hästi, et tõsi olla, siis kõik kulud kaetakse. Aga praegu meil küll on veel mõni minut, aga me mõtlesime, et sellise kompaktsema ülevaate annab see Euroopa Solidaarsuskorpuse leht ise ja andsime teile QR-koodi, saate ise tutvuda ja saate ka meid üles otsida ja küsida erinevaid küsimusi. Kennert, sul oli väga konkreetne ettepakkumine. Jaa, ma tahtsin, aitäh, Aska. Ma tahtsin öelda, et kui kedagi peaks huvitama see konkreetne missioon, millest mina rääkisin, siis mul on mentoriga läbi räägitud ja kui te tahaksite ka seda sama missiooni teha, siis võite mulle Messengeri kirjutada või siis mind messi alalt üles otsida ja ma hea meelega annan teile need kontaktid, kui te tahate ka
Punase Ristiga elustamist Prantsusmaal õpetama minna. Aitäh, et kuulasite. See on meie poolt kõik. Ja, Aitäh! Kui on küsimusi, siis. Seal on üks küsimus. No, mul oli suur õnn saada oma tuba, küll poiste maja pool, sest poisse oli vähem, aga mul ei olnud selles suhtes vahet. Ja üldiselt olid 2 toad ja väga ilus selline suur puhas maja ja tegime ise süüa, jagasime ära, kes koristab, kes viib prügi välja. Meil oli üks sakslasest noormees, kes soovis väga kirglikult prügi välja viia, nii et keegi teine ei pidanud sellega tegelema. Saksas vist neil on see prügi sorteerimine hästi selgeks saadud. Võib-olla küll. Aga tihtipeale on välismaale minnes korterid jagatud mitme erineva vabatahtliku vahel. Mul oli selline tunne, et ma sattusin nagu luksuskorterisse, sest et mul oli 4-toaline korter, mida ma jagasin ühe itaallasega. Meil oli palju ruumi ja meil oli ka rõdu, mida kõikidel vabatahtlikel ei ole. Need tõesti hästi erinevad projektist. Seal väikses linnas, kus mina olin, mul oli see võimalus rohkem ruumile. Ka minul oli oma rõdu täitsa oma toas. Jaa, palun. Kas teil on õnnestunud neid saadud kogemusi pärast oma elus ka kuidagi ära kasutada? Kas need on midagi lihtsamaks teinud või mõne ukse avanud näiteks? No, mul näiteks avanes seal võimalus sellises ehitusmehe kombinees muru niita selle suure, või muru, pigem nagu oksi niita sellise suure lõikuriga, nii et kui ma kunagi pean seda tegevust kordama, siis mul on mingi kogemus olemas, aga ma soovitan seda mitte teha 30-kraadises palavuses. Ja tegelikult ikka ta andis sellist enesekindlust just mingistes pisikestes nagu võib-olla füüsilistes ülesannetes, mida ma ei olnud varem tegelikult väga teinud, olles selline linnavurle, nagu ma olen. Ma tunnen, et minu missioon alles hakkab oma edaspidiseid viljasid kandma. Siiamaani ma olen saanud panustada pärast missiooni teadlikkuse levitamisega, nagu täna näiteks. Ja siis mul avanes ka võimalus raadios sellest rääkida ja mind on kutsutud ka enda gümnaasiumisse, mille ma lõpetasin, et tudengid õpilastele siis sellest rääkida. Seda tahtsin ka mainida, et päris palju jääb vaba aega enamustel projektidel ja et meie saime käia rannas ja linna peal ja pidutsemas ja ronisime mäkke mingit väga eluohtlikku rada pidi, sest me ei leidnud õiget rada ülesse ja me arvasime, et see oli ametlik tee. Ja saab kohaliku kultuuri ja kõige sellisega tutvuda, et see on tegelikult väga äge võimalus, et see ei ole nii, et sa lähed sinna ja rügad palehigis 8-5 või rohkem iga päev. Tõepoolest, see on pigem selline paindlik, et sul jääb ikkagi aega ka projektivälisteks tegevusteks. Näiteks minu lõunapausid olid tihti 2-tunnised ja sain rahulikult isegi lõunaainakut teha tööpäeva keskel. Ja, mõnel. Seal on küsimus. Jaa, palun. No ma tegin 7-1, aga meil oli tund aega pausi vahepeal hommikul siis, et vältida seda palavust ja pidada siestat pärast poole. Minu leping oli nii-öelda täistööajaga. Prantsusmaal on see 35 tundi, kui ma ei eksi. Ja mul olid ka ikka sellised 7-tunnised tööpäevad, aga see tõesti olenes ja seda ei jälgitud nii täpselt, et oli ka selliseid võimalusi, nagu ma rääkisin, kui me läksime teise linna või seal on muideks ka hästi toredad seminarid. Kui te otsustate pikaajalisse teenistusse minna, siis 2 korda saate selle sama riigi vabatahtlikega kokku ja muljeid jagada ja Euroopa koolitusel kõik koos osaleda. Et siis saate ka selles mõttes teistega paremini tuttavaks. Jaa, palun. Ei, mina ei suhtle. Ma tegelikult planeerisin selle prügi äraviimist
armastava sakslasega kokku saada Berliinis, sest et ma lähen ise uus aastal Berliini, aga me ei ole veel nii-öelda kokku leppinud midagi, aga teistega oli nii, et koha peal klappis, aga kuna ma ise olingi seal selleks, et olla üksinda rohkem, siis tegelikult ma ei loonud ühtegi sellist tähendusrikast suhet ja ausalt öeldes ma ei ole nii väga inimeste inimene ka. Ja ma kiirelt vastan, et mina ka, mul on pigem vastupidi, et tänase päevani ma suhtlen nende inimestega, kellega ma Prantsusmaal kokku puutusin, ehk siis juba peaaegu 2 aastat tagasi. Ja näiteks oma korterikaaslasega just täna vahetasime sõnumeid ja kutsusin teda Eestisse külla, et mul on soojad suhted jäänud nendega. Ja suvel käisin Prantsusmaal ka veel ühe korra, neil uuesti külas. Aga aitäh, meil sai nüüd Aitäh aeg veel kord. otsa ja Hoitud olemist!